Ma ütlen sulle ette juba, pange ennast valmis. ma ütlen, et kui me täna ei saa üles õhutatud ja põnevile, siis meiega on midagi väga viltu. Päriselt. Mulle meeldis üks asi, meil oli au ühel õhtul konverentsil seal Kiifmori koguduses, nad tahavad alati austada neid pastoreid ja nad teevad neile õhtusööke siis mitmel päeval. Ja me olime kolm õhtut, me olime sinna kutsutud ja ühel õhtul me saime istuda pastorite kõrval ja ma istusin Phyllis Mooriga kõrvuti ja ma sain temaga juttu rääkida nagu terve õhtu ja see oli nii tore ja kuidagi meil oli hea klapp. Ja mulle meeldis üks asi, mis ta ütles ja see oli minu jaoks ka isegi nagu pani mõtlema, et jälle see on üks eeskuju meile. Et sa võiks mõelda, et sellised Jumala riigi töötegijad, kes nad on jõudnud tegelikult väga jõukasse kohta. Nad on väga jõukas kohas elamas praegu, sest et Jumala õnnistus on teinud nad rikkaks, täpselt nagu Tiina luges seda kirja kohta. Aga see, mis ta ütles, see oli huvitav. Ta ütles, et jah, et me rääkisime just ka, tuli see kümnise teema ja ta ütles ka, et me kasutame kogu aeg tegelikult seda kirja kohta, see Malakia kirja koht. Ja ütles, et näiteks neil on ka, et kui kodus läheb mingisugune kodumasin, tööriist, hakkab jukerdama, siis see ei ole see, et nendel oleks väga lihtne, lihtsalt lähed poodi ja ostad uue. Sest et neil on küllaldaselt varustust, et osta uus. Aga nad ei tee seda. Nad võtavad alati lahti see Malakia kirja kohta, ütlevad, isa, me oleme kümnise maksjad ja sinu õnnistus kuulub meile. Ja see tähendab seda, et meie koduristad on hoitud ja kaitstud. Ja nad ütlevad, Jeesuse nimel me käsime sul hakata tööle. ja nad hakkavad tööle. Ja see on huvitav kuulata, kuidas isegi sellise, võiks öelda kaliibriga Jumala töötegijad, nad kasutavad samamoodi usku Jumala sõnasse, nagu me kõik peame tegema. Amen. Nemad ei ela mingisugust teistsugust elu. Ja nemad ongi ka meile eeskujuks, kuidas elada seda usuelu. Et see oli nagu nii tore kuulda tegelikult. Ja ma alustan täna, mul on täna super paks ja ma ei räägi üldse väga palju täna asju, võib-olla mis Jumal kuidagi on pannud mu südamesse, sest ma tegelikult täna hakkan lugema hästi palju asju, mida Jumala aastate jooksul on rääkinud selle koguduse kohta. Ja kui me vaatame Johannese evangeeliumisse, Johannese 1. peatüki 1. salm ütleb niimoodi, alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Tead seda, et alguses, kui Jumal lõi maailma, siis ta ütleb seda, et Jumala vaim, eks ole, hõljus seal vete kohal ja ütleb, et ja Jumal ütles. Mis see tähendab? Nüüd, Jumala vaim oli nii-öelda osa sellest loodust või loomisest ja nüüd Jumala sõna läks välja. Amen. Nii et seal oli, me teame seda, et Jumal on kolmainu Jumal, eks ole. Me teame, on Jumal isa, Jumal poeg ja Jumal püha vaim. Samas on nad kõik üks ja samas nad on kolm. Nüüd, alguses oli täpselt samamoodi. Me võiks öelda, oli Jumal isa, oli Jumala sõna ja oli Jumala vaim. Ja Jumal lõi maailma. Nad olid üks, aga samas kolm. Amen. Ja me teame seda, et see sama sõna sai lihaks. Amen. Ta tuli, ta sündis. Jeesus tuli ja tõi meile pääste. Tema oli Jumala sõna. Ta ütlebki, et see sõna oli Jumal. Nüüd, me võime öelda samamoodi, et kui Jumal meile midagi räägib, kas selle kirjutatud sõna kaudu või ta räägib asju meile meie südames, siis see on Jumal. See sama sõna, mis ta meile annab, see on Jumal. Me peaks seda sama sõna hindama
ja vastu võtma täpselt samasuguse aukartuse ja saad sa aru, see on Jumal. Jumal on andmas meile oma sõna ja nüüd, kuidas me käime selle sõnaga ümber, sellest sõltub nüüd see tulem meie elus. Amen. Sest et Jumal on andnud läbi aastate, minul on siin üks väike sutsakas sellest, mida Jumal on rääkinud sellele kogudusele. Kui sa mõtled isegi, ma arvan, et igaüks meist me oleme olnud väga-väga mitmetel koosolekutel, kus on tulnud esile prohvetlik sõna. Me kõik oleme seda kuulnud, on ju? Nii, ma võiks küsida, kus on see sõna praegu? Ja ma võin vastata. Enamus sellest, see on ära ununenud. Amen. Me võib-olla teame mingisuguseid üldisi teemasi või sõnu midagi, mis Jumal on andnud, sest et see on osa ka sellest, mis me tunnistame siin on ju koosolekute alguses. Aga samas Jumal on andnud meile midagi, millega ta tahab, et me ehitaks. Ja kui me unustame selle ära ja kui me paneme selle kuidagi viisi, see on kuskil ära kadunud, kuskil asjade all, riiuli peal kaugel, siis see on olnud koht, kus me tegelikult ei ole käinud Jumala sõnaga õieti ümber. Ja me mingis mõttes võime öelda, et me oleme olnud isegi sõna kuulmatud. Miks? Sest et kui me ei tea isegi, mida ta on täpselt, kui me unustame selle, mis ta on meile öelnud, siis me ei tee seda. Amen. Ja täna, kui ma hakkan lugema, kui ma lugesin, ma olin täiesti, sõna otseses mõtles, ma olin nagu, vau. Kus me oleme olnud? Kõik need aastad, kui Jumal on rääkinud ja rääkinud ja rääkinud ja me oleme ära unustanud väga paljusi asju. Ja samas Jumal on nii hea ja armuline, et ta räägib jälle. Ja ta räägib jälle. ja tänu Jumalale selle eest, aga me peame tähele panema seda, et me ei unustaks seda ära. Amen. Sest et see sõna, mis ta räägib meile erineval viisil, see võib tulla sõnast lugedes, see võib tulla prohvetliku sõnumina, see võib tulla sulle südamesse. See kõik on Jumala sõna ja see kõik on Jumal. Amen. Ja me peame seda vastu võtma ühe aukartusega, ühe tänuga, sest et selles on meie tulevik. Ja jälle me peame meelde tuletama, see ei ole pastor Jaanuse kogudus. See on Jumala kogudus. Amen. Jumalal on plaan, Jumalal on asjad valmis pandud. Jälle, kui me mõtleme selle, te ei pea isegi keerama. See Hebrea kirja koht, kus ta ütleb see, et Jumal, mis Jumal on valmistanud maailma algusest peale. Need asjad, saad sa aru, et seal on asjad, mida Jumal on valmistanud selle koguduse jaoks maailma algusest saadik. Ja nüüd need asjad on juba küll valmistatud ja tehtud ja loodud, aga nad on ootamas. Mida? Nad ei ole ootamas Jumala järgi. Nad on ootamas meie usku. Seda, et meie haarame nendest asjadest kinni. Ja nüüd see on hämmastav. Jumal ütleb meile oma sõna, ta annab meile mingid asjad. Ta ütleb meile, mis tal on meie jaoks valmis pandud. Ja me lihtsalt unustame selle. Ja see ei ole õige. Amen. Me ei tohi neid asju lasta ära vajuda, ära ununeda ja õhutame need asjad täna ülesse. Sest et mina sain igal juhul nii põnevile. Ma sain nii põnevile, sest et ma nägin, kui palju on Jumalal meie jaoks valmis pandud. Ja need ei ole väiksed asjad. Need ei ole kaugeltki väiksed asjad. Ja me istume nagu vahest oma selle väikse mätta otsas ja
Ja kuna me ei pane oma silma ette tema sõna, siis kuidagi viisi see visioon jääb häguseks ja asjad kuidagi, käime koos ja teeme midagi ja me oleme ikka tublid ja me ju teeme ikkagi häid asju. Aga tegelikult me ei jõua sellesse kohta, kus Jumal tahab, et me oleks. Miks? Sest me ei ole tähele pannud tema sõna. Amen. Aga nüüd me saame seda muuta. Amen. Kui ma lugesin neid, ma sain nii üles õhutatud. Ma mõtlesin kohe, me ei lase neid asju enam ära unustada. Üks asi on kindel, kui me oleme palumas iga esmaspäev koguduse eest, me peaks kasutama neid samu profeteeringuid oma palves. Sest need on asjad, mida me peame kandma palves, sest nad ei tule esile niisama. Jälle, kui sa mõtled, see oli Habakuk. Ma vaatan, Habakuk, sa ei pea jälle keerama. Habakuki 2. peatükk ja 2. salm ütleb. Ja Jehova vastas mulle ning ütles, kirjuta üles nägemus ja tähenda selgesti lauakeste peale, et see, kes seda loeb, võiks joosta. Sest nägemus ootab küll oma aega. Või ütleb inglise keeles, et see nägemus on määratud ajaks. Sest Jumalal on asjad meie jaoks ja ta ütleb meile, ta räägib meile nendest asjadest, aga need asjad on mingiks ajaks. Ja ta ütleb, et aga ta ruttab lõpu poole ega peta mitte. Jumal ei räägi meile lihtsalt tühja sõnu. Jumal ei anna meile tühja lubadusi. Ta lihtsalt ei määri meile mett mokale, et me tunneksime ennast hästi. Kui Jumal midagi ütleb, siis see on see, mida tema tahab teha ja korda saata selle koguduse läbi. Ja ütleb, kui ta viibib, siis oota teda, sest ta tuleb kindlasti ega kõhele mitte. Või ütleb inglise keeles, ta ei jää oma määratud ajast maha. Ta võib maha jääda ainult sellepärast, kui meie ei haara kinni ja hakka paluma. Ja uskuma väga aktiivselt neid asju, mis Jumal on rääkinud meie kohta. Nii et me peame, see peab olema kirjutatud ülesse. See peab olema meie silma ees, et me saame seda lugeda, et me saame oma usu üles õhutada, et me saame kasutada seda palves, et see oleks me silma ees, sest muidu me unustame ära. Amen. Ma mõtlesin just, Tiina rääkis Abrahamist. Abrahamil, me võiks jälle, me teame kõiki neid lugusi ja vahest on see, et me peaaegu naerame vahest nende, kui me loeme, naerame, Abraham ja Saara appikene, mõtle 25 aastat võttis aega, nii kaua, mis neil oli 25 aastat. Kui mõned profeteeringud, mida ma loen ette, need on aastast 2001. See tähendab, et meie oleme istunud 25 aastat praktiliselt, ilma, et me oleks midagi, ilma, et me oleks sirutanud oma usu korralikult välja, et kinni haarata nendest asjadest. Abraham ja Saara ootasid 24 aastat ja siis lõpuks Jumal muutis nende nime ja nii kui nad hakkasid õigeid asju välja rääkima, siis see ime tuli. See asi tuli. Ma tänan Jumalat, et lõpuks me leidsime üles need 24 aasta tagant. Et me saaks nendest vähemalt nüüd kinni haarata. Amen. Et me ei jäta neid asju kuskile lohakile, vaid et me tõesti sirutame oma usus ja innukuses ja selles janus välja, et me ei ole nõus sellega, et see kõik, mis Jumalal on meie jaoks valmis pandud. Saad sa aru, et Jumal ei hakka neid asju mitte tegema, vaid see on juba valmis pandud. Amen. See pakikene on meie ukse taga. Aga meil on vaja see uks lahti teha ja võtta see pakk ja teha see lahti ja nautida seda, mis on selle paki sees. Amen. Aga see nõuab meie usku ja see nõuab meie janu ja innukust ja tahtmist. Amen. Sest Jumal pakub oma häid asju. Aga kui meie ei igatse ja meie ei taha neid piisavalt palju, siis Jumal lõpuks annab selle kellelegi teisele. Aga ärme oleme nii rumalad, et see tohutu hea plaan, mis Jumalal on selle koja jaoks, et see antaks kellelegi teisele. Jumal hoidku selle eest. Amen. Sest seal on väga palju häid asju.
Kui me vaatame jälle Philippi kirja, mis Paulus ütles, Philippi 3, salmist, ütleb, ei mitte, et ma oleksin selle juba kätte saanud või oleksin juba täiuslik, vaid ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus mind on kätte saanud. Seal on asjad, miks Jumal on meid toonud sellesse kohta, kus me oleme. Seal on põhjus, miks ta on meid kätte saanud nii-öelda. Miks? Sest et seal on asjad, mida meie peaksime nüüd kätte saama. Amen. Ta on sellepärast meid toonud siia, et anda meile teatud asjad meile kätte. Aga see nõuab midagi. Mida see nõuab? Mis ta ütleb? Vennad, mina ei arva seda juba kätte saanud olla. Ent üht ma ütlen, ma unustan ära, mis on taga ja ma sirutun sinna poole, mis on ees. Ma pürin seatud eesmärgi poole, taevase kutsumise võidu hinna poole Kristus Jeesus. Seal on üks pürgimine, seal on üks sirutamine, välja sirutamine. Amen. See on see meiepoolne osa. Kui me jääme passiivseks ja kui me unustame asju ära, siis need asjad ei kuku meile küll lihtsalt nagu öeldakse, et nagu küpsed banaanid on ju kuskil džunglis. Nad ei kuku meile lihtsalt pähe. Meil on vaja sirutuda nende asjade suunas. Meil on vaja pürgida, et saada need asjad kätte, sest et see nõuab seda usku ja seda igatsust ja tahet. Sest Jumal ei viska oma pärle sigade ette. Ja mitte, et ta nimetaks oma rahvast sigadeks, vaid ta toob selle võrdpildi, et üks siga absoluutselt ei oska hinnata asjade väärtust. Kui sa viskad talle pärlid nina ette, ta ei oska hinnata selle pärli väärtust. Amen. Kui sa viskad talle mingisuguse mädanenud tomati ja pärli kõrvuti, tema jaoks on üks ja sama väärtuse mõttes. See mädanud tomat on võib-olla parem, selle saab ära süüa. Et see on see võrdpilt, et siga ei oska hinnata selle väärtust. Ja meie peame õppima hindama neid asju, mis Jumal on meile andnud. Ma arvan, et ma lähen nende asjade juurde. Mul ei ole mingisuguses nagu kronoloogilises järjekorras või aastate järgi. Ma lihtsalt hakkan lugema kuskilt otsast. Esimene, mis ma loen, see on aastast 2000. Pastor Jaanuse läbi tulnud. Ma ei loe isegi kõiki neid profeteeringuid algust lõpuni, ma nopin siit mingid kohad nagu välja. Ütleb, mina olen teid kutsunud, et te hoiaksite oma südameid minu ees õigetena ja puhastena. Et te otsiksite ja januneksite minu järgi ja igatseksite mind esmalt. See on kõik meile teada. Otsige esiti Jumala kuningriiki. Otsides mind ja janunedes minu järgi ja sel viisil hoides oma südant. Nüüd sa näed seda. Ta isegi ütleb, kuidas me hoiame oma südant. Me hoiame oma südant, kui me januneme ja igatseme tema järgi. Sel viisil hoides oma südant ja järgides mind ja minu plaanides käies ja samas saades ka selle läbi tarkust minu käest, ma tõstan teid. Saad sa aru, et vahest on see, et kui profeteering tuleb esile, siis see inimene, kelle kaudu see tuleb esile, see vahest ei tule esile väga sujuvas eesti keeles, nii et ära lase ennast sellest häirida. Igaühe teie majanduslik olukord saab täiesti radikaalselt muudetud. Nüüd, ta ei ütle siin nende, kelledel on hea töökoht, nende, kes on, ma ei tea, kelledel on ärid või midagi. Ei, ta ütleb igaühe teie. Saad sa aru, oled sa pensionär, oled sa noor, oled sa kes iganes. Ta ütleb igaühe. See on asi, millest meil on vaja kinni haarata, usus. Et kui Jumal, sina seda ütled, siis ma haaran sellest kinni ja ma usaldan sind. Ta ütleb, igaühe teie majanduslik olukord saab täiesti radikaalselt muudetud. Ja nüüd kuula, kui, jälle, siin on tingimus, kui teie jaoks ei ole mitte tähtsad materiaalsed asjad ega raha, vaid see, mis on minu südames ja see,
mis mina teen ja see, mis mina teie südamesse annan, siis kui me teeme seda, siis teie materiaalne olukord saab täiesti radikaalselt muudetud, kus te ei pea nägema enam ühtegi puuduse ega ka vaevapäeva. Kus te ei tea, kus see kõik tuleb, mis mina tahan anda. Kus te lähete usus ja teate, et mina olen teie varustaja. See on jälle seesama, nagu Tiina tegi välja. Abraham oli väga rikas, miks? Sest et Jumala õnnistus tegi ta rikkaks. See on see, mida me peame uskuma. Mitte meie töö, mitte meie palk, mitte meie pension. Pension ei tee kedagi rikkaks, tead seda. Aga Jumal teeb su rikkaks. Amen, kui sa usud seda. Et mina olen teie varustaja, mina olen teie vajaduste täitja ja mina olen teie jõukuse allikas. Sellepärast otsige mind esmalt ja siis ma annan kõik, mis ma olen teie jaoks juba valmis pannud. Ja see käib väga palju siin läbi. Jumal on asjad meie jaoks valmis pannud. Ja kujutad ette, see tuli esile 2000 aastal. Aastal 2000. 25 aastat on mööda läinud. Ja see on ikka sama värske. Ja see on ikka sama elav, see sõna, mida Jumal andis. Meil on vaja need asjad üles õhutada. Amen. Ja ta on need asjad valmis pannud. Tõesti, kõik see, mis on teie ümber, kuulub mulle. Mitte nüüd, saad aru, ta ei räägi sellest, mis sinul on, vaid see, mis on sinu ümber, see, mis sa näed siin maailmasüsteemis. Ta ütleb, see on tõesti kõik minu kuulub mulle. See kuulub mulle ja see ei ole mõeldud mitte laristamiseks ja raiskamiseks, mida see maailm teeb väga palju. Jumala asjadega tegelikult. Vaid see on mõeldud selleks, et mina võiksin maa peal tööd teha. Ja selleks, et mina võiksin siin kuulutada oma sõna ja et minu plaanid saaksid teostatud ja sellepärast ma toon varandused. Kuule jälle, sellepärast ma toon varandused. Kui meie usume Jumalat, kui meie haarame tema sõnast kinni, tema hakkab midagi tegema. Ta ütleb, ma toon varandused kristlaste kätte selle jaoks, et see töö saaks tehtud just nii, nagu mina olen otsustanud ja mina plaanin. Ja nii, nagu mina need asjad olen paika pannud ja sellepärast hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida. Varandus ärgu olgu sinu Jumal või sinu valitseja, vaid mina tahan olla sinu issandaks kogu aeg. Sellepärast tea, et ka tulevastel päevadel, kui rikkus suureneb ja jõukus tuleb sinu kätte. Nüüd, kui meie usume seda sõna, siis see sünnib. Ta ei ütle võib olla. Ta ütleb, see tuleb. Aga see nõuab meie usku. Rikkus suureneb ja jõukus tuleb sinu kätte. Ja see saab olema hämmastavate numbritega, mida sa ei suuda ette kujutadagi praegu või üldse mõeldagi. Et sa võiksid selliseid summasid käes hoida. Nüüd, kui ma mõtlen ise ka aasta 2000, me abielusime 2000, kogudus ei olnud võimeline isegi pastorile palka maksta ühe korraga kuus, sest kogudus oli olnud lihtsalt varustust selle jaoks. Jumal on juba toonud meid tohutu suure sammu. Amen. Aga see ei ole see lõpp-punkt. See ei ole see lõpp-punkt. Aga siis tuleta enese, kui siis need hämmastavad numbrid tulevad, ja need suured summad, siis tuleta enesele meelde, et mina olen see, kes on andnud sulle väe varanduse soetamiseks. Sellepärast mina olen toonud su kätte selle jõukuse ja selle õnnistuse ja sellepärast hoia oma südant. Hoia oma südant ka nendel päevadel, kus sa saad hoidma suuri varandusi enda käes, et sa kohtled neid õieti ja annad neid sellesse kohta, kuhu mina sulle ütlen. Nüüd siin tuleb mängu see sõnakuulelikkus rahaasjades. See hea majapidaja sellega, mis Jumal on usaldanud meie kätte. Amen. Et kui täpselt jälle, nagu Tiina luges Abrahamist, kui ta tõi selle sõjasaagi, kuningas pakkus kõike seda talle. Aga kuna Abraham oli juba rääkinud Jumalaga, siis ta ütles, ei, ma ei võta isegi kingapaela, ma ei võta su käest. Et sa ei saaks öelda, et sina tegid mu rikkaks.
Sest et Jumal on minu allikas ja Jumal on see, kes teeb mu rikkaks. Amen. Mitte keegi inimene. Kuigi Jumal toob finantse meie kätte teiste inimeste kaudu, aga see ei ole meie otsustada, kelle kaudu. Amen. Me peame usaldama Jumalat. Et me peame siis kohtlema neid asju õieti, andma sellesse kohta, kuhu Jumal ütleb, sest tea, et kui su süda pöördub ja sa pöördud minust oma varanduse pärast või jõukuse pärast, siis see olukord muutub ja see kõik kaob ja libiseb su käest, nii nagu ma oma sõnas seda ka juba varem olen öelnud. Seda me oleme ka näinud piiblis. Jälle, kui Iisraeli rahvas astus sõna kuulmatusse, siis see kõik, see õnnistus, mis Jumal oli neile andnud, see lihtsalt libises nende käest ära ja nad jäid sellest ilma. Ja praegu ei ole midagi teistmoodi. Jumal on see sama, eile, täna, igavesti. Ma valmistan ette oma plaani selle läbi, mis ma teie elus praegu teen ja mida ma saan ka tulevikus tegema. Ma panen paika alusmüüri iga ühe teie jaoks. Te olete õppinud ja uurinud neid asju ja seda teemat ja kuulnud, aga minu plaanid on nii tohutult suured ja imelised, nii nendes kogudustes, kus te olete, kui ka kuule nüüd, kui ka kõikides kogudustes, mida te tulevikus alustate. Või saate neist osa olema. Saad sa aru, Jumala plaan selle koguduse jaoks on mitte ainult see kogudus, vaid rohkem. Amen. Sest ma tahan kogudusi rajada, mis on võimsad, mis on tohutud, mis on hämmastavad. Need vajavad suuri rahasi ja sellepärast mul on vaja õigetes südamehoiakutega inimesi, kes võiksid olla nende koguduste alustugedeks. Saad sa aru seda? Vahest ma tean isegi, et inimesed on lahkunud siit kogudusest. Miks? Sest et kõik tundub nii kuiv ja igav ja kogu aeg on see õpetus ja õpetus ja õpetus ja õpetus. Tead seda, et endale aru andmata tegelikult need inimesed põlgavad Jumala tööd. Sest et Jumal on olnud rajamas seda alustuge meie eludesse. Et me kannaksime seda, mida ta tahab tuua siia. Sest et kui meil ei ole korralikku alust, siis me ei kannaks seda. Sest et jälle, kui sa ehitad tavalise eramu, mis on ühekordne, sul võib olla vundament isegi 60 sentimeetrit. Aga kui sa tahad teha pilvelõhkujat, siis sa pead minema sügavuti. Sa ei saa panna sinna 60 sendist vundamenti pilvelõhkujale. Jumalal on suured plaanid selle koguduse jaoks olnud algusest peale. Ja sellepärast see on võtnud aastaid ja aastakümneid ja ta on olnud rajamas ja ta on olnud ehitamas seda alust meie elusse. Amen. Et see kõik, see suurepärane ja hämmastav, mida ta tahab tuua sellesse kotta, et me kannaks seda. Et me ei kukuks uppi nagu see pilvelõhku ja 60 sendise vundamendiga. Mis kasu Jumalal sellest oleks? Et tal on tohutud plaanid, aga nüüd pole aega, et rajada korralikku vundamenti. See on hävitusele määratud. Amen. Jumal on võtnud aega, et meid ehitada. Ja me ei tohi seda põlata. Me ei tohi seda kunagi põlata, seda ettevalmistusaega. Need vajavad suuri rahasi, sellepärast mul on vaja õigetes südamehoiakutega inimesi, kes võiksid olla nende koguduste alustugedeks, et ma saaksin tuua suuri rahasi ja tegutseda nii, nagu mina olen plaaninud. Rajada suuri hooneid. Jumalal on suured hooned nende koguduste jaoks, mida ta tahab esile tuua sellest kojast. Ja jälle me ei tohi kunagi vaadata ümber ja mõelda, kuidas see saab sündida, sest meid on nii vähe. Mitte kunagi ära nii mõtle. Mitte kunagi ära nii mõtle. Täpselt nagu ka pastor Jaanus on öelnud, Jumal teeb asju äkitselt. Kui meie oleme ustavad sellega, mis Jumal on meie kätte andnud. Kui meie ei lahku sellest kohast, kuhu Jumal on meid istutanud. Kui me laseme endale rajada selle tugeva aluse, siis need asjad tulevad esile.
Need asjad tulevad esile. Amen. Tal on vaja rajada suuri hooneid ja teha suurt tööd siin, rajada suuri teenistusi, televisiooni ja raadiojaamu, tuues esile erinevaid asju, mis on juba mu südames ammu olnud ja ma tahan neid plahvatuslikult esile tuua ja rullida need välja teie südamest, aga teie süda olgu selleks valmis. Sest et siis, kui tuleb jõukus ja tuleb küllus ja need võimalused ja vahendid, siis ma vaatan teie südame peale. Hoia oma südant. Amen. See on see, miks ta peab rajama selle aluse, et me süda, et me ei lase ennast kõrvale tõmmata ja ahvatluste teele nii-öelda saata meid lihtsalt sellepärast, et äkki on suured rikkused ja varustus tulnud meie ellu. Vaid et me saame aru, et see on Jumala koja ehituse jaoks. See on Jumala tahte teostamise jaoks. Ja me ise saame sellest osa, loomulikult. Aga me peame õieti sellega ümber käima, olema head majapidajad ja tegema sellega täpselt seda, mida Jumal ütleb. Amen. Ja teie, kes olete juhtideks kutsutud ja teid tõstetakse nendesse kohtadesse. Juhid ka, olge valmis. Selle koguduse juhid, olge valmis. Te peate olema valmis suurteks asjadeks. See tähendab seda, et meie südamed peavad olema rajatud temasse. Teil on suur vastutus jälgida, mida te hakkate nende rahadega tegema, sest mina jälgin seda, mis te teete, mismoodi te käitute rahadega, mis ma olen teie kätte usaldanud, et teie nende eest hoolitseksite ja vastutaksite nende eest ja kohtleksite neid õieti. Miks me räägime nii palju rahast selles koguduses? Sest raha, asjad on Jumala jaoks väga olulised. Sest see on vahend, et teostada tema tahet. Ja samas ta ütleb, et ta vaatab ja jälgib meie südant. Kuidas me käime selle rahaga ümber? Vaadake, et te teete seda õieti, nagu mina teile ütlen. Sest lõpuaegadel hakkan ma asju väga selgelt tegema, kus kohus ja kohtumõistmine tulevad inimeste peale, kes kohtlevad raha valesti. Kes saab öelda, et rahaasjad ei ole olulised? Seal tulevad ajad, kus tulevad juhtumid nagu Ananias ja Safira. Kes valetavad, kes kasutavad raha valesti, mis mina nende kätte olen usaldanud. Sellepärast tea, et kui sina oled selles kohas, siis hoia oma südant. Et sina mitte ei langeks kadedusse, õelusesse, kibedusse või ahnusesse raha pärast, mida sa saad käes hoidma. Mis tegelikult ei olegi sinu raha, vaid sul on õigus ja vastutus seda suunata ja määrata. Amen. See on esimene profeteering ja siit me juba saime asju, mis Jumalal on meie jaoks valmis pandud. Amen. Jumal ei näe lihtsalt ainult seda ühte kogudust, Jumal näeb mitmeid. See on juba tal valmis pandud. Aga meil on vaja inimesi, kes astuvad andide ja armude sisse, mis Jumal on pannud nende ellu. Meil on vaja inimesi, kes jagavad Jumala sõna. Amen. Sest et kui Jumal ütleb, et nüüd ma tahan, et te alustate seal linnas koguduse, meil on vaja inimesi, kes seda tööd teeb. Kes on need inimesed? 11 siin. Amen. Ja te peate teadma, igaüks, kellel te tunnete ära see kutse, et jagada Jumala sõna, te peate arendama seda andi. Te peate tegema tööd sellega. Amen. Sest et Jumalal on sind vaja. Jumal on pannud need annid ja armud ja kutsed sinu sisse selle jaoks, mis ta on rääkimas meile. Amen. Aga ta saab seda teostada siis, kui me oleme valmis, kui me teeme tööd sellega. Kui me anname endale aru, et see asi ei ole mulle antud lihtsalt sellepärast, et ma istuks koguduse pingis ja kuulaks jutlust. Vaid et mina teeksin midagi Jumala kuningriigis. Amen. Järgmine, aastast 2002. Issanda vaim ütleb, jälle pastor Jaanuse kaudu tulnud. Aega on jäänud väheseks. Ma olen valmistamas ette paljusi ja teid samamoodi nendeks lõpuaegadeks ja nendeks hetkedeks, mis on minu silmis justkui hetked, kus ma olen tegemas asju suurel mõõdul. Saad sa aru, et mida rohkem me lõpupoole jõuame, seda rohkem asjad kiirenevad. Sest aega on vähe.
ma tahan teid rajada, ehitada kindlaks ja stabiilseks teha. Kus te lähete ja murrate läbi, kus te võidate minu vägevuses ja minu tugevuses, kus te teete seda, milleks mina teid olen kutsunud ja saavutate need eesmärgid, mis ma paika olen pannud. Miks me õhutame vahest üles? Haarame usust kinni, paneme edasi, võidame need võidud. Miks? Sest et Jumal on seda näinud ette, et me peame seda tegema, et teostada tema tahet. Ma taastan teid ja taastan teie kogudusi jälle. Teine koht juba. Ta ei ütle teie kogudust, ta ütleb teie kogudusi. Ja ma tõstan nad taas nendesse kohtadesse, mis ma olen näinud ja plaaninud. Ja ma tõstan teid nendesse kohtadesse, kus mida mina olen näinud ja plaaninud, kus te hakkate nägema ennast võidukana, vallutavana, rajava kogudusena. Rajava kogudusena. Mis tähendab rajav kogudus? See kogudus rajab midagi uut. Amen. Ja rajavate inimestena. Te hakkate nägema seda võidmist eneste üle ja kus te näete erinevaid probleeme, raskusi, keerukaid olukordi kokku kukkumas ja lagunemas laiali. Kus minu vaim ja minu ligiolu hakkavad vallutama teie isiklikku elu ja teie kogudusi. Jumal ei lõpeta seda. Umbes nagu, mis iganes sina arvad. Mina ütlen kogudusi. Te saate rajama kogudusi. Ja samas te näete, kuidas mina sisenen. Ma muudan ja teen seda, mis ma olen plaaninud. Ma toon oma ligiolu ja toon oma läheduse teie isiklikku ellu ja teie kogudustesse. Ja ka kõikidesse kohtadesse, kus te hakkate liikuma ja teenima. Minu plaan saab teostatud. Nüüd on aeg ennast üles ehitada. Ja nüüd ma ütlen, nüüd on aeg ennast üles ehitada. Ei ole enam aeg istuda maas. Ei ole aeg saab otsa. Isegi Jumala kalendril seal aeg saab mingil hetkel otsa. Ja nüüd on aeg ennast üles ehitada, üles tõusta, maha raputada viletsus ja häda ja koormad ja näha, kuidas mina teen oma tööd ja mina rajan oma plaane ja mina teostan need nii, nagu mina olen ette võtnud. Amen. Me oleme rääkinud koguduse kasvust. Meil on läinud käima evangelism. Amen. Ja me peame seda rääkima täpselt nii. Me peame usus nendest asjadest rääkima. Siin on ma loen ainult ühe väikse jupi ühest profeteeringust, sest siin on ka viis, kuidas Jumal saab tuua uusi inimesi kogudusse. Ja ütleme siis selle evangelismi kõrvalt. Ütleb niimoodi, sellepärast ole minu ees sagedasti ja ma panen su südamesse inimesi. Ma panen inimesi, keda sa saad kandma ja kes saavad seisma nendes positsioonides ja kohtades, mis on vaja täita. Saad sa aru, meil on vaja täita kohti ja positsioone koguduses. Meil on vaja inimesi, kes teevad teatud asju koguduses. Ja ta ütleb, et Jumal palve ajal, kui sina oled Jumala ees, ta ütleb, et ma hakkan panema inimesi sinu südamesse. Ja mitte isegi inimesi, keda sa tunned ja tead. Ja sa hakkad kandma, ta ütleb, sa hakkad neid kandma. See ei ole üks palve, vaid sul tuleb nagu koorem kellegi üle sinu südamesse. Ja see isegi ei tea võib-olla seda inimest, aga lihtsalt kellegi pärast on mul koorem südames. Ja sa hakkad teda kandma palves. Siis, et on vaja siis neid positsioonides ja kohtades, mis vajavad on ju täitmist, mis vajavad siin kogudusest täitmist. Ja sa hakkad neid inimesi kandma. Me ei näe neid veel ja võib-olla ei tunnegi neid veel. Aga keegi on su südames ja palve ajal sa seisad tema eest ja palud tema eest ja palud võõrastes keeltes, võib-olla oigamiste ohkamistega, aga see inimene on su südames ja sa kannad teda. Ja ühel päeval äkki ta astub uksest sisse ja ütleb, et Jeesus on minu issand. Ja ta usub temasse ja järgmisena sa näed, kuidas ta hakkab kasvama. Ja äkki Jumal näitab, see ongi see, kelle eest sa palusid.
see ongi see, kelle eest sa seisid. See ongi see, kelle eest sa tulid minu ette ja seisid tundide viisi või palvetasid mitmetel kordadel tema eest. Ma olen ta muutnud ja ma olen ta vorminud ja ma olen ta toonud endale ligi ja teostanud oma plaani tema elus. Amen. Jälle, kui me ei tea seda, siis me ei ole isegi ootamas, et see võiks toimuda. Aga kui nüüd me kuuleme, et Jumal on meile seda öelnud, siis me saame olla valmis palve ajal, et Jumal saaks panna kellegi meie südamesse, keda me hakkame kandma. Ja meie palvete läbi Jumal saab teha tööd temas ja üks päev ta tuleb uksest sisse ja ütleb, siin ma olen, see on minu kogudus. Ja ta hakkab midagi tegema, ta hakkab aitama. Amen. Sest Jumal näeb ja ta teab, et meil on vaja neid inimesi. See on nüüd profeteering, mis tuli Kenneth Kaasiku läbi. Ütleb, sest on uus päev tulemas, ütleb issand. Ja Jumal toob ka taas Eestisse ühe hääle, mis kostab valjusti ja räägib asjade vastu, millede vastu tuleb rääkida. Ja räägib nende asjade poolt, millede poolt tuleb kosta. Ja nõnda ütleb issand, ma äratan üles nii noori kui vanu, et seista ja tõsta oma hääl sellel ajal ja keset pimedust. Näe jälle siin, ta tõstab üles nii noori kui vanu. Amen. Kui me räägime isegi ja mõnedest profeteeringutest tuleb ka esile see, et Jumal ütleb, et ta tõstab nagu üles uue põlvkonna. See ei tähenda ainult noori. See on uus põlvkond inimesi. Ja need võivad olla noored ja vanad ja keskealised ja kes iganes. Amen. Aga kes haaravad kinni Jumala asjadest. Uuel moel, värskel moel, ühe uue ja suurema igatsuse januga. Ma äratan üles nii noori kui vanu, et seista ja tõsta oma hääl sellel ajal keset pimedus. Sellepärast, et on aeg, et valgus saab kuulutatud ja valgus tuleb esile. Ja ma olen määranud, et tõuseks uus põlv jutlustajaid ja kuulutajaid. Need, kes tõstavad oma hääle kuuldavale ja hakkavad rääkima issanda sõna, ütlevad nõnda, ütleb issand. Ja nad ei hoia tagasi, vaid tõstavad esile oma hääle, et mõjutada seda situatsiooni, et inimesed ümberringi saaksid kuulda ja et minu vaim saaks elustada ja minu vaim saaks tõsta ja et minu vaim saab sisestada ja minu vaim saab kastma, ütleb issand. See tähendab seda, et me peame uskuma. Jumal ütleb, et ta tõstab üles uue põlve jutlustajaid ja kuulutajaid. Et kes Jumal annab neile oma sõna suhu ja nad kuulutavad seda välja vaimusfääri ja asjad hakkavad toimuma. Ja tulised jutlustajad. Ja jälle, see ei ole lihtsalt, et tõusevad üles mingisugused hästi aktiivsed noored või inimesed. Ei, see on Jumala vaim nende peal. See on Jumala kutse nende peal. See on Jumala töö. Amen, nende läbi. Sest on aeg tulnud, et minu hääl peab olema kuuldaval ja ka tõstetud. Sellepärast, et veel jälle ma äratan ühe põlve jutlustajaid, kes lasevad minu vaimul voolata sellisel viisil ja minu sõna saab kosta ja see saab olema kuulda ja see saab elustada, see saab sisestama asju minust, ütleb issand. Olge siis valmis, olge siis need, kes võtavad vastu minu hääle, minu sõna. Jälle, mõni võib mõelda, et seal on see vägev jutlustaja või seal on see vägev kuulutaja. Jälle, millest see sõltub, millest oleneb, kes saavad seda tegema? Jumal ütleb. Sest ta ütleb, olge siis need, kes võtavad vastu minu hääle ja minu sõna. Igaüks, kes on näljane, igaüks, kes on janune, saab astuda sellesse kohta. Amen. See sõltub meie janust. See sõltub meie igatsusest. Jumal on otsimas. Saad sa aru, Jumalal on vaja neid töötegijaid. Ja ta on otsimas. Sest ei ole lihtne leida täna päriselt. Ma ütlen, täpselt nagu Keith Moore isegi ütleb, see ei ole isegi mida mina ütlen. Tema on seda öelnud väga palju. Enamus kristlasi üle maailma, enamus on magamas. Ja nad ei ole isegi ärkvel. Nad ütlesid, ei saa aru, mis toimub ümber ringi. Ja Jumalal ei ole üldse lihtne leida piisavalt neid, kes haaraksid kinni sellest, mis on tema südames.
ja mida tema igatseb. Amen, tal on vaja neid leida. Ja ta ütleb, et olge siis need, kes võtavad vastu minu hääle, minu sõna. Olge need, kes võtavad vastu selle, mis ma hakkan tegema ja palu. Nüüd siin on meie ülesanne, palu, et tuleksid esile need, keda ma tahan äratada ülesse. Seal on inimesed, kes võib-olla hetkel magavad. Meil on vaja paluda, miks ta ütleb, paluge kõigi pühade eest. Miks? Sest pühad on magamas. Pühadel on vaja üles ärgata. Amen. Ja haarata kinni Jumala plaanidest ja Jumala tahtmisest, et seda teostada. Ja meil on vaja paluda seda. Palu siis, et tuleksid esile need, keda ma tahan üles äratada, sest et tulevad uuel viisil lained, tulevad apostlid, tulevad prohvetid, tulevad evangelistid, tulevad ka uued pastorid ja isegi õpetajad, kuigi õpetajaid on olnud rohkem. Need teised annid tulevad esile ja need tulevad esile uuel viisil ja tulevad nähtavale. See on aeg, et paluda, see on aeg, et igatseda. See on aeg, et paluda, see on aeg, et igatseda. See on aeg, et paluda, see on aeg, et igatseda. Saad sa aru, et me võime jääda rongist maha, kui me ei palu ja ei igatse. Kas ma ei ole öelnud omas sõnas, et igatsege? Siis taotle neid parimaid ande, taotle ja otsi neid agaralt. Millest ta räägib? Vaimuandidest. Taotle, igatse. Taotle ja otsi neid agaralt, et need tuleksid esile. Kas ma ei ole rääkinud nii viisi ja nüüd tuleb just nii ka teha, taodelda neid ande, et nad mõjutaksid selle riigi pilti ja selle linna pilti. Rääkides siis ka Tallinnast just. Ja seda pilti, mis on seotud sinu isikliku eluga, ütleb Issand. Saad sa aru, ta ütleb, et kui meie taotleme ja kui meie januneme agaralt nende vaimuandide järgi, ta ütleb seda, et need vaimuannid meist esile tulemas, sõnaannid, ilmutuslikud annid ja väeannid, need hakkavad mõjutama selle riigi pilti, selle linna pilti. See ei ole poliitiline partei. See ei ole. Me vaatame vale asja peale, kui me vaatame poliitiliste parteide peale või inimeste peale. Jumal on see, kes muudab asju. Ainult Jumal saab muuta ühte riiki, ühte rahvast. Ja kui meie astume, kui meie hakkame taotlema ja januneme agaralt vaimuandide järele ja me hakkame nendes liikuma ja tegutsema, need hakkavad muutma seda pilti. Ja ka sinu isiklikku elu, ütleb Jumal. Ja siin on peale seda pastor Kenneth vist ise nagu kommenteeris seda, mis tuli esile. Ütleb, et Jumal kutsub meid enam tema järgi igatsema, teda veelgi rohkem otsima. Me teame, et meid on ees ootamas imelised ajad, kus Jumala vägi saab imeliselt välja valatud ja me saame nägema suuri imesi. Jumal on rääkinud ka otseselt meie koguduse kohta. Või tegelikult see oled vist sina, kes oled, sest siin all on teid kõiki armastav pastor Jaanus. See võib-olla sina kommenteerisid, ma täpselt ei tea, siin ei ole kirjutatud. Jumal on rääkinud ka otseselt meie koguduse kohta, et me saame nägema suuri imesi ja tunnustähti. Samas ei tohi me unustada, et need asjad ei kuku meile lihtsalt pähe. Meil tuleb seda kõike igatseda ja paluda. Amen, see on meie osa, igatseda ja paluda. Kui uurida eelmiste ärkamiste kirjeldusi, siis on neil kõigil üks ühine joon. Need inimesed nende ärkamiste ajal igatsesid tohutult Jumala järgi. Samuti suunas see igatsus neid ka palvetama. Igatsus ja palve. Kaks asja, mis plahvatuslikult toovad esile ärkamise. Igatsus ja palve. Kui sina oled avastanud, et sinu igatsus Jumala järgi on kustuma hakanud, siis palu, et Jumal selle taastaks. Võta aega, et olla Jumala läheduses. Jumala ligiolu muudab sind. Selles kohas muutuvad sinu igatsused ja ootused just selliseks, nagu on Jumala igatsused.
Kui eelmiste ärkamiste ajal on inimesed pidanud maksma hinna selleks, et see ärkamine võiks tulla, siis tuleb ka meil see hind maksta. Amen. See ei tule ilma hinnata. Lase oma igatsusel Jumala järgi kasvada. Järgmine aastast 2001 jälle. Pastor Jaanuse kaudu. Mina valan oma vaimu sellest samast paigast teie sekka ja minu auhiilgus tuleb teie üle vastavalt teie igatsustele ja teie ootustele. Vastavalt. Enne koosoleku alguses me rääkisime, et Jumala ligiolu mõõt, see vastab meie igatsusele. Nii palju, kui meie igatseme ja januneme tema järgi, sellises mõõdus ta tuleb meie keskele. Amen. Nii et see on vastavalt meie igatsusele ja meie ootustele ja see saab sündima teie seas, et Jumala auhiilgus tuleb. Nüüd janunege ja otsige mind ööd ja päevad, janunege ja otsige mind ja leidke üles see, mis on teie jaoks kaduma läinud ja mis te veel ei ole oma elus leidnud, mida mina tahan teie südamesse panna. Otsige üles need asjad, mis on kaduma läinud, need igatsused, need ootused, need hoiakud, suhtumised ja janu minu järgi. Otsige see taas üles. Ja siis ma liigun teie seas täiesti üleloomulikel viisidel, täiesti hämmastavatel viisidel. Millal? Kui me õhutame enda elus üles selle igatsuse, selle ootuse, õiged hoiakud ja suhtumised ja janu Jumala järgi. Kui meie teeme oma osa, tema teeb alati oma osa. Amen. Meil on vaja need asjad üles õhutada ja ta ütleb siis, ta liigub üleloomulikel viisidel, hämmastavatel viisidel, kus minu vaimu ligiolu tuleb ja puudutab teid ja täiesti nähtavalt muudab inimesi, kuidas tervenemised saavad olema täiesti normaalne osa ja mitte ainult peavaludes tervenemised, vaid inimesed, kes on ratastoolides, tõusevad välja ja need saavad olema normaalne osa teie seas. Normaalne osa. Ja Virve, sulle on mitu korda tulnud sõna selle suhtes. Amen. Sa pead jätkuvalt üles õhutama seda, nägema, tõmbamas inimesi ratastoolist välja. Sest Jumal tahab seda teha. Ja mitte ainult Virve, see on kes iganes haaraks sellest kinni, igatsuse ja januga. Amen. Jumal tahab teha seda kõikide meie läbi, aga see sõltub meie igatsusest ja meie ootusest. Aga ta ütleb, see saab olema normaalne osa teie seas. Millal? Kui me usume seda. Ja kui me hakkame janunema selle järgi. Ja mitte ainult teie seas, vaid teie ümber. Ja ma süütan ka mitmeid ja paljusid teisi kogudusi selles riigis ja üle kogu selle maa ja veelgi laiemas skaalas. Ma tõstan üles inimesi, kes hakkavad tohutult janunema minu järgi. Jälle, mõni inimene küsib, miks Jumal kasutab teda? Miks Jumal teeb asju kogu aeg tema läbi? Sellepärast, et ta januneb ja ta on igatsemas Jumala järgi. Amen. Ma hakkan tegutsema nende kaudu. Jumal ütleb, ma hakkan sirutuma nende kaudu. Kelle kaudu? Kes igatsevad ja janunevad. Kes ainult tahaks välja inimeste poole, kes on minemas hukka, kes on praegu põrgu teel. Ma tõmban sealt paljusi ära. Ma tõmban tuhandeid eemale sellest paigast, kus nad on minemas ja kuulutan neile teie kaudu oma sõna. 2001. Siin on see evangeelne külg. Ma kuulutan neile teie kaudu oma sõna. Kuulutan neile teie kaudu oma päästet ja muutust ja näitan teie kaudu iseennast elavana just teie kaudu. Jumal tahab kasutada sind ja mind. Amen. Igaüks praegu kasvu ütle, Jumal tahab kasutada mind vägeval viisil. Et tuua inimesi päästmisele. Et tervendada nende ihusi ja äratada surnuidki üles. Amen. Me peame hakkama rääkima seda. Sest kuidas usk tuleb? Kuuldust. Kui me seda ei räägi, siis ma tahan teie elus tegutseda, sellepärast andke ennast täielikult minu kätte. Usaldage oma südamed, usaldage ennast, kogu oma ihu
vaim ja hing minu kätte ja las ma muudan teid. Mina panen ka teie südamesse selle, mis seal veel on puudu. Las ma uuendan teid ja tõstan teid taas sellesse positsiooni, kus ma tahan teid näha. Ja ma tõstan teid nendesse kutsumistesse ja nendesse andidesse, mis ma olen teie jaoks juba valmis pannud. Meil on aeg, kogudus, olete ärkvel? Meil on aeg, et igaüks te leiate need annid, need armud, need kutsumised enda elus. Amen. Igaühe sees on midagi. Igaühe sees on mingi killuke, mida Jumala töö vajab. Et see kõik võiks tulla täide. Ja teist mitmed, te hakkate liikuma erinevates andides. Vaimu ja väe ilmingutes hakkate nägema enda kaudu tegutsemas. Ja ma tulen ja ma langen oma väega teie üle keset olukordi, kus te ei ootakski mind. Ja ma saan ennast näitama inimestele teie ümber ja ma saan langema teie peale väga võimsa ligioluga, kus see ligiolu on niivõrd šokeeriv, et inimesed tulevad eemalt vaatama ja uurima. Ja kus mina hämmastan inimesi oma lähedusega ja samas räägin nendega nägemuste ja sõnumite kaudu, mis tulevad teie huultelt. Vau. Kas te tahate, et Jumal võiks teha asju, mis on šokeerivad? Mis on nii šokeerivad, et inimesed tulevad kohale vaatama, mis toimub. Meil on vaja seda igatseda ja olla näljased nende asjade järele, paluda nende asjade eest. Amen. Kuulutada neid asju usus välja, et need asjad sünnivad meie keskel. Amen. Haarata nendest asjadest kinni. Viimane asi, mis mul on. Aastast 2003, pastor Jaanuse läbi jälle. Ma olen teid kutsunud, need, kes te olete otsinud mind, janunenud minu järgi. Ma olen teid kutsunud oma plaanidesse, oma eesmärkidesse. Ma olen pannud erinevaid ande, erinevaid imetegusid, erinevaid viise, kuidas minu vaimu läbi teenida inimesi. Erinevad viisid, erinevad annid, asjad, need on teie sees. Ja te peate need üles leidma. Amen. Palves olles Jumala ees, Jumal hakkab näitama teile. Mis on see osa, mis on teile antud? Mitte ainult tervenemise koha pealt, vaid ka sõna kuulutamise ja ilmutuste kaudu, mis ma annan teie südamesse. Kus ma annan minevikust, olevikust, tulevikust, prohvetlikult neid asju välja rääkida, tõlgitseda, samas usu läbi välja kuulutada asju, mis ma olen tegemas ja mis ma saan teostama ja samas tegutsema ka erinevates imetegude andides ja mitmetes teistes andides, tervenemise võidmiste, erinevate tervenemise väe ja väeavalduste kaudu. Jumal tahab teha asju meie läbi. Jumal pakub meile kandiku peal kogu see variatsioon nii-öelda. Ja ta ütleb, kes tahab. Ta ütleb, nagu ta ütleb, kes tahab, see tulgu ja söögu. Amen. Jumal ütles, et Jumal ei löö sulle vastu kätt. See ei ole, mis sa puudud seda? Ei, kui sa igatsed ja oled näljane ja janune. Jumalal on hea meel, et keegi tuleb ja võtab selle laua pealt. Amen. Ma tahan teid rohkem nendes asjades välja läkitada, ütleb Issand. Välja õhutada ja nagu välja tõugata, et astuda nende asjade sisse. Jumal on vahest, ma nagu kuidagi nagu saan isegi aru, et Jumalal on nagu väike frustratsioon selles mõttes, et me oleme nii tagasihoidlikud olnud. Või nii, me ei ole olnud piisavalt aktiivsed ja isegi nagu agressiivsed nende asjade järele. Ja Jumal umbes, mine võta, mine tee. Jumal tahab meid lükata nende asjade sisse. See on temal nagu, et nad ainult läheks, et nad ainult teeks, et nad ainult sirutaks usus välja ja mina hakkaks liikuma ja mina hakkaks tegutsema nende läbi. Amen. Need asjad ei hakka voolama teie kaudu.
need asjad hakkavad voolama teie kaudu, sest minu vaim on teie ligi. Minu vaim on teie ligi, nagu ta on igaühe ligi, kes mind otsib ja januneb minu järgi. Ma tahan hakata välja valama oma vaimust, nagu ma olen öelnud, viimsel päevil valama oma vaimust oma sulaste ümardajate peale. Nende peale, kes on pühendunud ja otsustanud mind otsida ja januneda minu järgi. Ta ei vala igaühe peale. Need, kes otsivad, need, kes janunevad. Samamoodi tahan ma teie peal teha, et välja valada oma vaimust teie kaudu. Välja valada nende inimeste peale, kes vajavad lahendusi, kes vajavad elu muutusi, kes vajavad elus sihte. Välja valada oma annid, oma vaimu, oma väeavaldused, vaimu ja väe erinevad annid neile välja valada. Mina olen see, kes liigub inimeste kaudu. Mina olen otsustanud usaldada need teie kätte. Me peame olema tänulikud, et Jumal on usaldanud need annid ja asjad meie kätte. Olge avatud ja olge julged. Õppige nendes asjades liikuma. Õppige nendes asjades voolama. See on see inimlik külg meis. Et see esimene samm on juba raske teha. Et astuda teatud väe ja vaimu avalduste või andide sisse, sest et me tunneme, et me ei oska. Me ei tea, kuidas. Ja siis me hoiame ennast tagasi. Jumal tahaks lükata. Okei, isegi kui me teeme vigu, mis siis? Sa õpid. Ta ütleb, õppige. Õppimine sisaldab endas ka valesti tegemist. Ja vahest läbi kukkumist. See on õppimise normaalne osa. Amen. Ja ometigi ta ütleb, õppige. Miks tema on nii südame igatsus liikuda meie läbi. Amen. Õppige liikuma neis. Õppige neis voolama. Neid hämmastavaid asju on valmis pandud. Ma tahan teid tegutsema panna ja liikuma panna. See ongi see. Tehke, minge, liikuge. Ärge seiske paigal, ärge istuge. Minge ja tehke. Ja mina olen teiega. Amen. Nii lihtne see on tegelikult. Ma tahan teid tegutsema liikuma panna ja selle koguduse inimesed, et panna teid liikuma ja koos ühte tiimi, ühte meeskonda, kes teab ja tunneb minu vaimu ja kes näeb, kuidas mina tegutsen ja kes liigub hämmastavates võidmistes, hämmastavastes väe ja vaimu ilmingutes, mille ma valan välja teie kaudu. Jumal tahab teha hämmastavaid asju. Ja siin on see koht, kus me peame kogu aeg endale meelde tuletama, et kui Jumal hakkab neid asju meie kaudu tegema, kui me otsustame usus välja astuda ja lasta temal neid asju teha, et me ei ajaks oma nina püsti. Amen. Sest muidu jälle need asjad võetakse meie pealt ära. Kui me laseme valedel hoiakutel ja suhtumistel tulla. Aga kui me hoiame alandliku hoiaku, kui me hoiame selle nälja ja janu igatsuse tema järgi, seda rohkem ta saab meie läbi teha. Seda rohkem ta saab meie läbi voolata. Saavad voolama teie kaudu. See saab voolama kõigi kaudu. Mitte ainult juhtide kaudu. Mitte ainult juhtide kaudu. See saab voolama kõigi kaudu. Amen. Kes iganes on näljane ja janune. Jumal ütleb, ta saab voolama teie läbi. Ärge kunagi alahinnake ennast. Mitte kunagi. Mitte kunagi. Sest Jumal ei näe teid nii, nagu kurat tahaks teist pilti maalida. Tema tahab voolata meie kõikide kaudu. Ja ka mitmete inimeste kaudu koguduses. Need saavad hakata toimima siis erineva väe ja vaimu ilmingutel, ja et need võiksid inimesi tervendada, vabastada, õnnistada, anda neile sihi, ette näidata minu plaane. Samas ma tahan tõsta teid sellesse kohta vaimulikult, et te võite olla eeskujuks. Kui ma seda lugesin, mõtlesin,
Vau! Ja me mõtlesime, et see on mingi uus asi. See on 2003. See on 22 aastat tagasi tulnud profeteering. Ja me isegi ei mäleta, et Jumal oleks midagi sellist meile rääkinud. Ja me mõtlesime, et see on nagu mingi uus mõte, et Jumal on kutsunud meid olema eeskujuks. See on juba vana asi. Jumal on meile ammu sellest rääkinud. Aga me oleme selle ära unustanud. Et te võite olla eeskujuks. See ei ole mitte upitamiseks ega uhkuseks, vaid see nõuab teilt palju. See nõuab teilt pühendumist, et te võiksite olla selles vaimulikus tasemes, et teie peale võib vaadata ja teid võib eeskujuna võtta. See nõuab teie elu muudatusi, see nõuab teie otsuseid ja te olete ka eeskuju, mille peale võib vaadata ja te ei oleks mitte mäda ega kuidagi roiskunud, vaid olete hea eeskuju, kelle peale võib silmad panna ja keda võib usaldada. Ma tahan teid kasvatada selle jaoks. Saad aru, Jumal on meid kõik need 22 aastat kasvatanud. Kasvatanud, et me saaks panna oma elud korda. Sest need ideed ja asjad, mis on käinud läbi nendest jutlustest, see ei ole ju lihtsalt, me lihtsalt ei tule ja lambist ei räägi midagi. Amen. Me räägime asju, mis Jumal on pannud meie südamesse. Ja see on olnud nii tugevalt, ma mäletan terve eelmine aasta, pange oma elud korda, pange oma elud korda. Miks? Et Jumal on takistatud, kui seal on asjad meie elus, mis saavad meile, sest et jälle, kui Jumala võidmine ja ligiolu tuleb, see on jälle asi, millest me tihti ei saa aru. Ja kui meie elus on asjad korrast ära, siis see võib olla meile täiesti, saad aru, inimesed on kukkunud surnuna maha. Kui Jumala võidmine on tulnud massiivselt ja nende elu ei ole korras. Miks Jumal tahab, et meie elud oleksid korras, et me oleksime ehitatud tugevateks, et tema saaks tulla massiivsete võidmistega, ligioluga, andidega. Amen. See ei ole niisama, me ei ela ise endale, me peaks elama Jumala plaanile. Me peaks kuulama, mida Jumal on meile ütlemas ja me peaks sättima oma elu sellele vastavalt. Et iga asi, mis oleks takistuseks sellele, mis Jumal on mulle öelnud, ma pean selle eemaldama. Amen. Me ei ela siin lihtsalt selleks, et käia tööl ja minna magama ja süüa kõht täis ja minna jälle tööle ja jälle süüa kõht täis ja minna magama. Me ei ela selleks. Me elame selleks, et teostada Jumala plaani. Ja kui me sellest aru ei saa, siis me elame tühja elu. Mõttetut elu. Ma tahan kasvatada teid selle jaoks, et teie eeskuju võiks olla teistele eeskujuks, mida nad saavad järgida. Et te võiksite olla teenijad inimestele ja mitte ainult siin linnas, vaid ka palju kaugemates piirkondades, väljaspool siit linna ja väljaspool siit riiki. See on viga, kui me näeme ennast väiksena. Me ei tohi vaadata numbri peale. Jeesus muutis 12 jüngriga kogu tolleaegse maailma. Pööras pahupidi. Ja Jeesus on meiega. Ja meid on rohkem kui 12. Ja Jumalal on suured plaanid selle koguduse jaoks. See plaan ei sisalda siin 4 seina vahel toimuvat. Jumal tahab viia meid laiali. Ma tahan teid tõsta, et te võiksite olla eeskujuks ja teenijad nendele inimestele, kes vajavad mind. Et viia minu võidmist ja viia minu väge ja viia minu ligiolu nende inimesteni ja nende inimeste ellu. Samas tõsta üles erinevaid juhte, kes võivad samamoodi olla eeskujuks inimestele, tee näitajateks, kuhu minna, mismoodi liikuda, mismoodi tegutseda. See kutse ei ole lihtne, see maksab. See maksab hinda ja mitte niivõrd rahas, vaid see nõuab tunde ja see nõuab aegu, kus otsida mind, seista minu ees, loobuda selle maailma mugavustest ja mõnudest, anda need asjad ära, külvata minu riiki oma aeg, oma vahendid, oma raha
Ma usaldan teie kätes suuri rahasid, suuri vahendeid, et te võiksite neid külvata minu riiki. Las need tulevad esile, ma õpetan teid andma, julgelt andma, suurtes kogustes andma ja teie summad saavad suurenema tohutult võrreldes sellega, mis te annate praegu, sest te õpite ja see 2003, siis ma arvan, korjandused olid palju-palju väiksemad. Ja jälle, mis Jumal on teinud kõik need aastad, ta on õpetanud meid. Miks me räägime rahaasjadest nii palju? Jumal on õpetamas meid. Kuidas külvata, kuidas lõigata, kuidas anda. Sest et see on talle oluline. See on osa tema plaanist selle koguduse jaoks. Sest te õpite selle sama väikse piskuga, mis teil praegu hetkel on, õieti käituma. Õpetan ma teile seda ja õppige seda tegema. Avage oma südamed, avage oma peod andma minu töösse. Et te näete, kuidas teie peod saavad olema täidetud palju suuremate summadega. Palju suuremate kogustega, mis te olete kunagi käes hoidnud. Ärgu olgu teie silmad suunatud selle peale, et keegi ei annaks mulle, ärgu olgu teie silmad suunatud selle peale, et keegi annaks mulle. Saad sa aru? Et me kogu aeg mõtleme, et keegi annaks mulle. Vaid te olete allikas, kus kaudu hakkab välja voolama. Küll hakkab tulema ka väljaspoolt. Te saate nägema, kuidas mina toon sisse oma varandused ja rikkused teie kätte. Et te võiksite olla selleks eeskujuks, selleks kanaliks paljudele teistele, kes vajavad mu väge, kes vajavad mu mõistmist, visiooni ja minu sõna tunnetust. Amen. Jumal ütleb, hõbe ja kuld on minu. Hõbe ja kuld on minu. Ja Jumal on liigutamas neid asju. Aga jälle, kuhu ta saab neid asju liigutada? Sinna, kus on usk. Kui me usume, et me ei ole piiratud sellest, mis meil on loomulikult, vaid me sirutume välja ja me hakkame tõsiselt uskuma, et Jumal on meie allikas ja Jumal on meie varustaja. Ja Jumal saab tuua erinevatest kanalitest suuri lisasid, sest et tal on suured plaanid selle koguduse jaoks. Ja meil on vaja selleks finantse. Meil on vaja varustust. Amen. Jumal rääkis väga paljudest asjadest meile täna. Ta tuletas meile meelde asju, mida ta on ammu valmis pannud. Ma tahan lugeda, ma vaatan, kas mul on see kirjutatud. Ei taha valesti seda. Jah, eesti keeles ütleb see, et ehk küll tema teod olid valmis maailma asutamisest alates. Ütleb, et on lõpetatud ja valmistatud ja ootamas kõiki, kes usuksid. Kõik need asjad, mis Jumal on meile rääkinud, need on lõpetatud. Saad sa aru, vaimusfääris, Jumala silmis, need on tehtud, need on lõpetatud, need on valmistatud ja nüüd nad on ootamas meid. Ma ütlen tänu Jumalale. Ta pani mulle südamesse, et otsida välja vanad profeteeringud. Ja ma olin ise hämmastuses, mida ta kõik sisaldab. See on nagu, ta rullis meie ees lahti ühe vaiba. Ja meil on nüüd üks selge suund, kuhu suunas minna. Amen. Ta rääkis meile finantsasjadest, ta rääkis koguduse kasvust, ta rääkis koguduse laienemisest, kogudustest. Amen. Hoonest. Väga paljudest asjadest. Ja kõige olulisem selle kõige juures on meie igatsus ja nälg tema järele. Ja meie usk sellesse, mis ta on meile rääkinud. Amen. Ja paaris tuli välja see, mida see nõuab? See nõuab meie pühendumist tema plaanile. Pühendumist tema plaanile. See, et ma ütlen, nagu Jeesus, ta ütles Getsemani aias, mitte minu tahe, isa, aga sinu tahe sündigu. Okei, mul on olnud omad plaanid, mul on olnud omad tahtmised, mul on olnud võib-olla omad mingisugused ideed ja mõtted, mis ma tahaks oma elus teha. Aga nüüd isa, kuuldes seda kõike, mis sa oled rääkinud selle koguduse kohta ja kuna ma olen
Ma olen öelnud, see on minu kogudus. See on koht, kuhu sina oled mind istutanud. Siis ma olen nõus, Jumal, panema maha oma plaanid. Usaldades sind, et ma ei jää millestki heast ilma. Aga ma pühendun sinu plaanile. Ja ma otsustan, et minu jaoks on kõige olulisem see, et ma teostaks sinu tahet. Amen. Otsida sind, januneda sinu järele, õhutada ülesse see uus igatsus, see janu, kui see on ära kustumas. Meie ülesanne on see üles õhutada. Ja see ei ole raske, see on tegelikult otsus. Ma otsustan olla näljane, ma otsustan olla janune. Ma otsustan hommikust saadik, kui ma ärkan, minu mõtted ja minu tähelepanu on Jumala peal ja tema asjadel. Amen. Mida ma isa saan täna teha, et lisada oma osa sinu plaani, et see võiks saada tehtud. Amen. Ja ma ei tea, kas sul on midagi südames muidu? Me võiks teha pühenduse. Tule siia. Amen. Üks väike tunnistus siia, ma lihtsalt otsisin natuke seda välja isegi selle jaoks, et seda korrektselt rääkida. Nancy Dufresne jagas seda tunnistust isegi ja see on seotud Nigeeria kõige suurema kogudusega. Tegelikult see mingisugustel andmetel peaks olema tegelikult üks maailma suurimaid. Kuna statistilised numbrid nagu ei taha seda kinnitada, siis ma ütlen sellisel viisil, kuna tundub, et see vist on üks suurimaid vähemalt. Ja selle pastor on, see nimi võib-olla ei ütle väga paljudele midagi, et David, kui ma suudan selle nime just välja lugeda, Oyedepo peaks hääldama seda umbes nii. Või Oyedepo, ma ei tea, kuidas see rõhk iganes on. Igal seal on arvates neil üsna nimi. Ja Jumal andis talle südamesse, seal on päris ikka väga suur kogudus on tegelikult. Ma tean, et neil on vist pühapäevasel päeval mitu koosolek, kuna nad ei mahu kõik lihtsalt korraga koguduse ruumidesse ära. Ja koguduse ruumid mahutavad mingisugune üle 50 000 viimast. Nii et selles mõttes võid aimata, mis seal võib umbes koos käia. Nii et selles mõttes on päris suured numbrid on seal. Ja Jumal andis talle südamesse öelda ühele konkreetsele aastal välja, et sellel aastal, Jumal andis nagu üleloomulikult see välja kuulutada, ei saa olema meie koguduses mitte ühelgi naisterahval, kes ootab lapse ära kukkumisi. Pluss ei saa ka olema mitte ühtegi juhtumit, kus ükski väike laps sureb ära, beebi sureb ära. Nüüd, kui sa tead natuke Aafrikat ja ütleme nende olusid ja asju, siis üksed asjad on tegelikult suhteliselt sagedasti kahjuks juhtumas seal. Need mingid täpsed statistikat mul ei ole, aga me võime aimata, sest et nende eluolukorrad ja situatsioonid on palju teistsugusemad kui meil. Ja üks naisterahvas, kes oli selles koguduses käimas, tal oli sündinud laps ja mingil temale teadmatal põhjusel ta suri ära. Üsna väikeses peale, väike beebi, tal kodus suri ära. Ja tema nagu ütles, et minu pastor ütles, et meil ei saa selle aastal mitte ükski beebi ära surema. Ja mina ei nõustu sellega. See oli üleloomulik usk ilmselgelt, mis temas üles tõusis. Ja ta läks selle beebiga selles linnas ühte haiglasse, et nad annaksid nagu kinnituse selle kohta, mis seisus see beebi siis on. Nad vaatasid selle beebi üle ja üsna kiiresti tegid selge järelduse, ta on surnud. Andsid talle tagasi, ütlesid, et meil ei ole siin nagu midagi teha, et see beebi on surnud. Ja tema ütles, et mina ei nõustu sellega, sest minu pastor ütles, et minu ühtegi beebit ei saa surema meie koguduses sel aastal. Ja läks järgmisse haiglasse. Ulatas selle beebi nende kätte ja need vaatasid selle beebi üsna kiiresti konkreetselt üle ja ütlesid, see laps on kahjuks surnud, me ei saa midagi teha. Siis ta ütles, et mina ei nõustu sellega, sest minu pastor ütles, et meil ei saa ühtegi surnud beebit olema. Ja läks järgmisse, see on siis 3. haiglasse. Ulatas selle beebi nende kätte, nad vaatasid ta üle, ütlesid, see laps on kahjuks surnud, me ei saa millegagi teid aidata. Ma ütlesin, et minu pastor ütles, et meil ei saa ühtegi surnud beebit olema. Ja läks järgmisse haiglasse. Ja ulatas selle beebi nende kätte, nad vaatasid selle lapse üle, ütlesid, et kahjuks see laps on surnud, me ei saa midagi teid aidata, ulatasid talle tagasi. Ja tema ütles, et
Jumal, minu pastor ütles, et ühtegi surnud beebit ei saa olema meie koguduses sel aastal. Ja läks koju ja heitis selle sama beebiga magama koos nii-öelda. Pani ta enda kõrvale kuskile voodi peale, kus iganes ja heitis magama. Ilmselgelt üleloomulik usk, et oma surnud beebiga koos magama heita. Ja kui ta hommikul ärkas või põhimõtteliselt ta ärkas selle peale, et beebi kisas. Sest et ta oli niivõrd kõva häälega lihtsalt sel hetkel. Nüüd see räägib tegelikult sellest, et nagu öeldakse, kui me haarame Jumala sõnast kinni, Jumal võib pöörata ka inimeste jaoks täiesti võimatud olukorrad täiesti teistpidi. Ja see on reaalne tunnistus toimunud Aafrikas väga palju selles mõttes, me ei pea muutma, Jumal jääb samaks ja maakera kui selline on ikka sama. Amen. Ja samamoodi, kui meie haarame Jumala sõnast kinni ja nendest asjadest, mis ta on rääkinud meile. Amen. Ka isegi Jumala sulase kaudu. See ei pea olema niivõrd, see kinnitusala ei ole sinu jaoks pastorant ütles, aga Jumal on ütelnud tegelikult, see on oluline element. Siis me võime uskuda, et see sünnib meile. Amen. Isegi kui olukorrad räägivad vastupidist, me ütleme, et ma ei nõustu sellega. Ma ei kirjuta sellele alla, sest et Jumal on ütelnud midagi muud. Amen. Ja ma tahan ka, et me lihtsalt võiks teha ühe pühendamise, sama mis sul südames oli tegelikult. Just, et me otsustame sellest asjadest kinni haarata. Nüüd võib-olla neid detaile ja asju oli päris mitmeid, mis ka välja tõi. Tõuseme üles. Aga lihtsalt ühe otsuse ka selles suhtes, et ma usun, et sina tahad olla osa nendest asjadest. Ja need asjad ei ole see ei ole mingi meie visioon või meie tahtmine. Need on Jumala plaan ja Jumala eesmärgid meie koguduse jaoks ja sina oled osa sellest kogudusest, see on jällegi ka sinu jaoks need asjad. Midagi tahad veel? Tänu Jumalale, et see visioon selle koguduse peal on massiivne. Ma ütlen selle siia, et sa kuuled ilusti. Et Jumalal on hämmastavaid asju ja see ei ole, me ei räägi neid asju selles mõttes mõttega, et me tahame ennast kuidagi upitada või ennast enda peale tähele tõmmata. Ei, see on sellepärast, et see on lihtsalt see, mis Jumal on andnud meile. Amen. Ja me võime kinni haarata ja Jumalal on iga koguduse jaoks väga imelisi asju valmis pandud. Amen. Ja isa, me tahame tõesti teha ühe selge otsuse siin samas ja pühenduda sellele. Ja tõesti haarata kinni sellest, mis sa oled rääkinud juba tänasel päeval isegi lausa aastakümnete jooksul meile. Asju, mis sa tahad meie koguduse sees teha, meie koguduse kaudu teha, mismoodi sa tahad tegutseda raha asjades, mismoodi sa tahad tegutseda koguduse rajamistes, kuidas sa tahad teha imesid, kuidas sa tahad meid eeskujuks panna ja mitmeid teisi asju, mis siin välja täna öeldi. Isa, me tahame teha ju otsuse, et me pühendume sellele, haarata sellest kinni, mis sa oled valmis meie peaks pannud. Isa, need asjad, mis on ootamas meid, et meie otsustaksime uskuda, et need võiksid ka meie jaoks sündida. Ja isa, me otsustame uskuda, et need asjad ka sünnivad meie jaoks. Isa, et need imelised head teod, need imelised asjad, mis oled valmis pannud, isa, et meid saavad meile osaks. Isa, et me astume nende asjade sisse kogudusena, me teeme neid asju, me teostame neid plaane ja isa, et me näeme sinu tahet teostumas meie kaudu. Seda osa, mis sina oled meile andnud kogu maa peal teha, need erinevatel viisidel, isa, et see saab teostatud. Isa, et me saame olema paljudele õnnistuseks, et me saame olema paljudesse külvama, jagama välja nii sinu sõna kui ka materiaalselt välja jagama. Ja isa, ma tänan sind selle kõige soosingu eest, mis sa annad meile, et seda teha. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa, paljude inimeste eest, kes lisavad juurde lisatud siia, paljude, kes haaravad samuti sellest asjast kinni ja saavad nägema neid õnnistusi. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Kiitus ja austus sulle. Isa, ma tänan sind sinu liiolu eest, sinu rahu eest ja sinu auhiilguse eest, mis hingab meie seas ja saab ka meie seas hingama. Ongreferit tööse moa, entrofelit tööse noa. Kiitus sulle, isa. Tänu sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Tänu sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Tänu sulle, isa. Austus sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Sa oled hea. Sa oled helde. Tänu sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Tänu sulle, isa. Ina alla havra deso pontreni imodres tese endre, cremi entole verteni embres tese hidra, qualters entre feu, semi andre culo ovradusto, remique ed redentuse foi, semi endre ceriti ja avre, se ehelastrisi in quatre vidostra, mo ocorteu evo alla trispe, nesile kendro, somi introde, kistese homatros töse moi. Jah, tulevased ajad saavad olema sulle imelised.
Seepärast tänastel päevadel, sellisel aegadel, kus sa praegu oled elad, valmista ennast neist ette. Sa võid küsida, mismoodi ma valmistan, mismoodi ma panen ennast valmis nende imeliste asjade jaoks, mis sa oled valmis pannud. Sellega, et sa võtad minu sõna, uurid seda ja lased sellel minna enda südamesse, et see vormiks sind ja kujundaks sind ja teeks sind selliseks, nagu sa pead olema. Sest mu sõna on see, mis kujundab sind ja rajab sind ja ehitab sind just selliseks, nagu sa pead olema tulevastel aegadel. Ja kui sa saad ehitatud, saad nägema ka neid aegu teostumas enda elus. Sest nüüd sa oled see astja, millesse on võimalik valada, astja, mida on võimalik kasutada nendel tulevastel aegadel, et minu auhiilgus võiks sinu kaudu esile valatud saada. Sest ma kasutan neid astjad, mis on minu jaoks sobilikud ja mis on minu jaoks valmis. Et ma võiksin nende kaudu oma auhiilguse välja valada. Ja see saab olema minu plaan ja see on olema minu eesmärgid ja need saavad ka teostatud. Valmista ennast ette, las mu sõna vormib sind ja kujundab sind selleks. Halleluuja. Kiitus sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa, et sa oled hea. Ja Isa, me igatseme, me tahame tõesti ennast ka valmistada. Ja sinu sõna on see, mis meid valmistab. Sinu sõna on see, mis meid vormib ja mis meid kujundab. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Kiitus sulle, Isa. Halleluuja. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Jumal on hea. On sul midagi veel? Üks asi lihtsalt teile ka palvekambrisse, kui teil tõusevad need asjad üles, sest jälle Jumal räägib meile erinevatel viisidel. Ta räägib meile ka nägemuste kaudu, unenägude kaudu, erineval viisil, kuidas Jumal saab meiega rääkida. Ja ta on näidanud pastor Jaanusele mitmeid asju, mis jälle me peame paluma nende asjade eest. Amen. Ta on näidanud talle meie koguduse hoonet. Ta on näidanud talle, kuidas see ruum on nii rahvast täis, et me ei mahu ära, et need 2 ust on lahti ja osad inimesed on koridoris, sest et see ruum ei mahuta enam. Me peame seda uskuma ja paluma. Ta on näidanud seal Kalevi staadionil neid tervenemiskoosolekuid. Nii-öelda nimetame siis massikoosolekuteks, kus inimesed saavad päästetud, saavad terveks, saavad vabaks. Meil on vaja paluda nende asjade eest. Need ei tule lihtsalt automaatselt esile. Kui Jumal midagi näitab, ta näitab sellepärast, et me peaks hakkama selle eest paluma. Amen, et see võiks tulla õigel ajal, õigel hetkel esile. Amen, kiitus Jumalale. Aga sa võid istuda, aga nagu ikka teeme, meil on see lõpuosa alati lihtne ja konkreetne. Ole õnnistatud. Amen. Jumal on sinu ligi ja sinu kõrval kogu aeg. Amen. Ja me näeme siis jälle järgmistel koosolekutel. Amen.